Tervist! Autokirurgia kliinik jälle siinpool. Mõtlesin teha seekord natuke sükse teistsuguse, veidi õpetlikumas formaadis video, kus ei tee mingisugust üldtehnilist tutvustust mõnest mootorist, vaid räägin kaasaegsematest diiselmootoritest üldiselt. Järgmine teema, mida ma tahan puudutada, kattub mõneti ka bensiinimootoritega, aga konkreetselt on mul üks väga hea näide ühe detaili näol, millest varsti räägin, mis puudutab konkreetselt diisleid. Kuna meie riigis on diiselmootoritega autod tänaseks jõudnud vist juba enamusse, igatahes nende populaarsus on olnud tõusujoones ja ma arvan, et ei leidu ühtegi kasutatud diiselauto omanikku, kes ei oleks midagigi kuulnud diislipihustitest. Kas siis seda, et need on ropkallid või need on ropul tõrnad, midagi kindlasti. Ja täna on mul kusjuures üks pihusti siin täitsa olemas. Selle pihustiga on hästi vahva saaga, milleni kohe jõuan. Diiselmootor ja pihustid. Esimene müüt. Tänapäeva diislipihustid ei kesta. Tegelikult kestavad küll ja hullult hästi kestavad. Lihtsalt võrdluseks tuuakse tavaliselt sajandi alguse või pigem isegi eelmise sajandi lõpu diislid, mis, vabandust, kui ma kedagi solvan, aga mis suutsid muuta diiselkütuse suitsuks ja müraks. Mingisugust võimsust, mugavust sealt nagu väga ei tulnud. Tänased diiselmootorid on hoopis midagi muud sellega võrreldes. Ja miks ma ütlen, et tänased diislipihustid tegelikult kestavad, on väga lihtne põhjus. Siin on meil piesoelektriline pihusti, mis siis ühe mootori töötakti ajal ei pihusta mitte ühe korra kütust mootorisse, vaid vastavalt sõidurežiimile kuni 5 korda. Mis tähendab seda, et see pihusti teeb ühes minutis 5 korda rohkem tööd, kui seda tegi näiteks sajandi lõpu 124 Mercedes. Ja võttes arvesse masinate tegelikke läbisõite, mitte 220 000, nagu nad on meil kõik müügis, nii 2015 kui 2005 aasta autod, vaid pigem sinna 400 000 ja edasi, ka 500 000 ei ole mitte midagi imelikku, siis tegelikult need asjad veel täitsa toimivad. Aga mis on siis tagajärjed, kui see kütusepihusti hakkab ikkagi nüüd oma omadusi kaotama? Esimene asi, mida autoomanik võiks märgata, on suurenenud suitsusus väljalaskes ja väga ebameeldiv lõhn. Tuleb sinna järgi hetke pärast kehvem käivitus, natukene väheneb võimsus, natukene suureneb kütusekulu, aga see pihusti kulumisprotsess käib nii pikka mööda, et see nagu üleöö näha ei ole, et täna võttis 6 liitrit ja nüüd homme hakkab 10 võtma, et sellist vahet tõenäoliselt siis ei tule. Aga mõni võiks ju mõelda, et las ta veidi lõhnab ja läheb seal 0,5 liitrit rohkem, et pole ju hullu midagi. Aga võt, tegelikult on küll. Siin on siis ühe moodsa diiselmootoriga auto kolb. Ja see kolb on hävinenud. Näitan kohe, kuidas. Paneme siit lambikese põlema. Ja siin on näha, et siia kolvi sisse on tekkinud tehnoloogiline ava. Ja see ava on tulnud tänu sellele, et see pihusti enam ei pihustanud kütust sellise ilusa uduna, vaid ta hakkas laskma konkreetselt juga. Ja võttes arvesse, et selle pihusti maksimaalne töörõhk on 1600 baari ja metalli vesilõikuspingid, jah, just tõesti, vesilõikuspink, veega lõigatakse metalle tänapäeval, need töötavad alates seal 450 baari. Nii et 1600 süsteemil alumiiniumkolvi siis sauklüüa on täiesti lebo, kui ennast võib niimoodi väljendada. Ja mis on siis tulemus? 382 eurot pihusti, 362 eurot kolb. Pole ju veel nagu maailma lõpp, eks ju, aga see konkreetne on pärit ühe V6 pealt ja see oli 6. kolb, mis tähendab seda, et selle kolvi vahetus oli mootor maha, mootor pooleks pealtpoolt ja altpoolt. Nii et tuli sellele kolvi hinnale veel pea 20 töötundi juurde. Probleem oleks olnud lihtsalt välditav mitu kuud enne lihtsalt autoga kontrolli tulles
pihustid üle vaadates ja juba oleks saanud tegelikult pildi ette. Et küsimus, kas pihusteid peab iga aasta regulaarselt kontrollima? Ei, kindlasti mitte. Neid välja tõsta ja tagasi paigaldada iga aasta ei ole nagu mõtet teha. Aga kui on ilmnenud esimesedki sümptomid, et pihustite töös võib olla midagi valesti, siis tasub seda kindlasti teha, sest et tagajärjed võivad olla veel kallimad. Ja see konkreetne kolb on pärit veel suhteliselt õnneliku autoomaniku mootorist, kuna mootor jäi ellu. Kehvemal juhul võib see kolb puruneda ja see võib terve mootori prügikasti saata, mis muidu igas teises mõttes oli võib-olla täiesti elujõuline agregaat. Et sellist nii-öelda hirmujuttu ja kusjuures enne mainisin ka bensiinimootoritest ja pihustitest, siis tänased bensiinimootorid omavad ka juba kütuse otse sissepritset, mis on suhteliselt sarnane tehnoloogia diislile, kus siis kütust ei pihustata enam mitte sisselaske kollektorisse ja mootor siis mitte ei ime seda omale sisselaske takti ajal, vaid kütus pihustatakse otse põlemiskambrisse ja seal on juba ka hoopis teistsugused tehnilised nõudmised ja hoopis teistsugune karakteristika kogu süsteemi ülesehitusel. Ning ka bensiinimootorite puhul on täiesti võimalik, et üks pihusti võib saata terve mootori prügikasti. Meil on kahjuks selliseid näiteid juba olnud ja näide oli päris kurb, ütlen kohe numbrid ka, kui kedagi peaks huvitama. Kütuse pihusti maksis, ta oli veidi alla 200 €, päris täpselt ei julge öelda, aga järgmine mootor, mitte uus, järgmine lammutuskeskusest toodud mootor maksis 5500 €. Millele läksid niikuinii uued pihustid pärast peale igaks ajaks juhuks. Nii et jällegi sellised väga suured, väga ebameeldivad tagasilöögid tehnikas kipuvad tulema just siis, kui masinale nii-öelda käega lüüa. Et selline kalla ja talla sõidustiil kaasaegsete mootorite puhul, ka käigukastide ja kõikide muude süsteemide puhul enam lihtsalt ei kehti. Et jälgige palun oma autosid. Kui sinu diiselmootoriga auto on töösoe ja on koha peal 5-6 minutit saanud omaette töötada, nii et keegi pole gaasipedaali puudutanud ja selle auto taha ikkagi kole kibe ving tekib, siis soovitan ühendust võtta, vaatame selle asja üle ja saame võib-olla väga kuluka probleemi palju parema hinnaga lahendatud, enne kui tekivad mingisugused supertõsised tagajärjed. Sellist mõtlemisainet tänasesse õhtusse ja mina tänan.